TikTok on videojagamisplatvorm, mis on viimasel ajal populaarsust kogunud eriti nooremate seas. Jaanipäeva paiku toodi välja, et sotsiaalmeedia kattevarju all käib aga selle platvormiga aktiivne andmete kogumine. Näiteks kogub äpp andmeid tarkvara kohta telefonis ning määrab kasutaja asukoha andmed iga 30 sekundi järel. Alates jaanipäevast on ilmnenud, et antud rakendus korjab telefonide ja inimeste kohta rohkem andmeid kui näiteks Google lubaks. Ja ta on teinud seda alates turule tulekust, nii et kui Google 2015 teatud andmete korje keelas, siis TikTok turule tulles aastal 2018 kohe neid keelde rikkus. Arvestades riske, mis sellega kaasnevad, keelas RIA oma töötajate läbi kasutamise. Andmeid, mida äpp kogub, saab mitmeti kuritarvitada. Kõige lihtsamal juhul saab neid müüa, keerulisematel või suurema tagajärjega mõjude puhul on võimalik nii suurest hulgast andmetest tegelikult üsna hästi profileerida inimest ja aru saada, kuidas inimene mõtleb, kuidas ta otsuseid teeb, milliste rakendustega ta suhtleb, kellega ta seal rakendustes suhtleb, et see on vähemalt lääne ühiskonnas küll väga taunitav käitumine. RIA annab soovituse äppi vältida. Samas on iga ametiasutuse enda otsustada, kuidas ta seda teeb. Tallinna linn näiteks kasutab suhtlemiseks avalikkusega ning ka omavahel teisi platvorme. Nii pole linnal kavas midagi otseselt selle äpiga ette võtta.